Aitäh! Just nimelt metafoori teema, et täna me siis näitame teile, mismoodi saab mõistestada kujundlikult sellist nähtust nagu sõnastik ja ka sõnaraamat. Ja see ilus ring siin, mis te näete, et see ongi üks selline metafoori ring, siin on meie märgendid ja mida rohkem keskel, seda nii-öelda tüüpilisem või rohkem kasutatud ja siin näetegi, et inimene ja mahuti on kaks sellist kõige tüüpilisemat kujundit sõnastiku kohta. Ja siis räägime praeguseks siis juba 4 aastat kestnud keelekriisist nii-öelda, sellisest eriti intensiivsest arutelude ajast, mis on olnud siis küllaltki intensiivne ja isegi polariseeriv diskussioon õigekeelsuse, keeleliste vabaduste, keelenormide, sõnastiku reformi ja kõige muu sarnase teemal. Ja osalejad on siis olnud laias plaanis eksperdid ja harrastajad, huvilised, aga ka riigivõimu esindajad. Ja võib ju küsida, et kas keelekriis siis kvalifitseerub kriisiks, et sellisel permakriisi ajastul, kus me nüüd juba tükk aega elame. No igatahes on Birute Klaas-Lang seda diskussiooni nimetanud just nimelt keelekriisiks. Ja see juhtus siis 2022. aasta sügisel kriisi teises harjas ja neid harju me kohe vaatame ka. Ja kui nüüd natuke veel sellisest ajajoonest rääkida, siis ja kogu selle diskussiooni nagu taustast, siis tuleb natuke mainida ka neid riiklikke tegevuskavu, kus siis esialgselt oli plaanis õs anda välja EKI ühendsõnastiku kasutaja vaatena. Aga siis EKI keelenõukogu 1. märtsil 2024 peetud keelekorraldusseminaril siis see nagu põhjustas sellise riigi esindajate sekkumise, et õiguskantsler saatis EKIle suunise, et tuleb lähtuda uue õssi koostamisel keeleseaduse ja Vabariigi Valitsuse määruse nõuetest. Ja siis muutuski tegevuskava selliseks, et nagu nüüd meil siis on, et õss ilmub üheköitelisena paberil ja sellele vastava veebiversioonina. Nüüd meie ettekande fookus on ikkagi kujunditel ja just nimelt sellele, et missugune on kujundliku mõtte ja väljenduse roll, kui sellise keelekriisi diskursuse raames kirjutatakse ja mõeldakse sõnaraamatutest ja sõnastikest. Et kogu see diskursus on tõepoolest selline haruldane võimalus saada vastuseid just sellele küsimusele. Ja kõigepealt siis üks selline sõnaraamatu ring nii-öelda. Et kuidas me siis läheme füüsilisest objektist virtuaalseni ja tagasi. Et me elamegi sellisel ajal, et kus ka sõnaraamatu ja sõnastiku tähendused ja selle sisu muutub. Et algselt sõnaraamat ja sõnastik on olnud pisut erineva tähendusega. Seletavas sõnaraamatus on sõnaraamat veel selline eraldiseisev teos ja suurem nii-öelda, kui sõnastik võib olla pisut väiksem ja see ei pruugi olla nagu iseseisev, see võib olla mingi raamatu osa. Aga et tänapäeval on need sõnad täissünonüümid ühendsõnastiku järgi. Ja
kui me nüüd jõuame selle veebi sõnastiku juurde, siis kasutusel on e-sõnastik ehk elektrooniline sõnastik. Me ei räägi e-sõnaraamatutest enamasti. Ja muidugi, mis nüüd ilmestab seda kõige kaasaegsemat sõnastiku ja leksikograafilist nii-öelda arengut, siis on sõnastikuportaal. Et internetiajastu on muutnud traditsiooniliste isegi sõnaraamatu tüüpide eristamise nagu see on muutnud seda, kuidas me eristame. Et me saame panna ühte portaali kõik erinevad, ühendada sellega erinevaid sõnakogusid ja lisada kõik võimalikke funktsionaalsusi. Ja kui nüüd rääkida kahest põhisõnastikust, millele me nüüd keskendume oma analüüsis, see on siis õss, ükskõik, ütleme siis e-õss. Meil on ju õss, elektrooniline õss, mis on olemuselt nagu raamatulikum kui näiteks ühendsõnastik ja sõnaveeb, mis on, ütleme, et e-õss juba see staatilisus ja isegi ka kujundus, et me näeme seal sellist sõnastiku kirjet, nagu see on raamatuski selles e-õssis. Ja see on fikseeritud ajas, et selline nagu ta on, aga portaal annab sellised võimalused, mida siis näiteks vanemates e-sõnastikes ei ole, et me saame pidevalt muudatusi sisse viia, värskendada ja uuendada. Ja ongi ju nii, et e-õss ja ühendsõnastik on kahe erineva digipöörde viljad, et me räägimegi täiesti eri ajastutest siin, et kes tahab digipööretest lähemalt uurida, siis vaadake Langemetsa, Koppeli, Kallase Tavasti artiklit sõnastiku kogust keeleportaaliks, nii oli see vist, aastast 2021, et juba see, et see muutub juba see objekt nagu kirjeldusobjekt laiemaks, et me ei räägi ainult sõnadest, vaid juba keelest. Nüüd meie uurimuse teoreetiline taust. Hästi lühidalt siis vaatleme mõiste metafoore, mille all me mõtleme siis mõtlemise tasandi nähtust, et kuidas me saame kirjeldada oma argikogemusest tuttavat ehk siis niinimetatud lähtevaldkonna sõnavara keerulisema nähtuse ehk sihtvaldkonna mõistestamiseks. Ja teine lähenemine, mis siis on ka uurimust inspireerinud, on idee teatud keeleliste valikute tahtlikkusest või sihipärasusest, et me saame nii-öelda tahtlikult, võib-olla me tahamegi muuta adressaadi vaatenurka mingisuguse referendi või teema suhtes. Kolmas selline teoreetiline lähtekoht on kujundlik raamistamine. See on juba avaliku diskursuse suunamine ja kujundamine piltliku kõne abil. Ja neljandaks siis ka kriitiline diskursusanalüüs, mis siis viib fookuse juba ka sotsiokultuurilistele praktikatele. Keelekriisi diskursuse andmed koosnevad 440 leheküljest, et üks päris paks raamatu jagu juba. Ja seal on 94 teksti, põhiliselt ERR-ist, Sirbist, Postimehest, aga ka Eesti Päevalehest, keelest ja kirjandusest. Ja need on siis peamiselt arvamuslood, ka mõned intervjuud, esseistlikud artiklid ning ülevaated sündmustest. Ja tööandmetega käis tarkvara Kvirkose abil, kuhu siis imporditi tekstid ja siis need märgendati üldiste parameetrite kaupa, väljaandmise kvartal, väljaanne, autoripositsioon ehk hääled, mis on siis kuuluvad keeleteadlastele või praktikutele või riigivõimu esindajatele. Või siis ka, ütleme, keeleteemade suhtes kõrvalseisjate arvamused. Ja mõistemetafooride sihtvaldkonnad on siis õss ehk õigekeelsussõnaraamat. Siis teiseks
üss ja sõnaveeb, et neid me käsitleme koos, kuna ütleme, et inimestel ei ole alati selget aru saama, et mis on üks ja mis on teine. Et neid saab nagu käsitleda koos. Ja siis kolmandaks ka sõnastik, sõnaraamat üldisemalt või leksikograafia. Ja siin te näete nüüd ajajoont, keelekriisi nii-öelda ajajoont, et te näete siin kolme sellist laineharja. Et esimene lainehari siis on 21. aasta teisest kvartalist ja seal sai siis diskussioon alguse, et inimestele hakkas kohale jõudma, et õss saab olema sõnaveebi osa. Ja teises laineharjas siis aastal 2022, neljandas kvartalis on juba kõrgem pingeperiood ja seal siis juba sekkusid riigivõimu esindajad ja kõik päädis EKI-le tegevuskava määramisega. Ja siis juba tundus, et keelekriis on vaibunud, aga ei. Veel kõrgem lainehari siis tekkis 23. aasta viimases kvartalis ja 24. aasta esimeses. Ja siin siis juba muudeti seda EKI tegevuskava ja otsus oli, et õss peab ilmuma ka paberil. Ja nüüd ma annaksin siis Enele sõna. Ja, aitäh senise eest, et pisut jääb aega siis ka kujundeid endeid näidata. Et läbivad kujundid siis, mida ma siin näitan, mis ilmnesid siis kõiki erinevate osapoolte kirjutistes on siis inimene ehk siis personifikatsioon, sõnastikest rääkides, teine siis ruumiterminitest, siis kas mahuti või kohana rääkimine, siis seaduse, õigusloome või terminitega rääkimine, sõnastikest võidi rääkida ka kui ehitistest, kui tööriistast ja siis ka kui hinnalisest või pühast esemest. Ja vaatame siis nüüd seda esimest pingeperioodi, kus diskussioon algas. Ja siin on siis, said alguse nagu kõik need kujundliku rääkimise viisid, et kohe ühes esimestest artiklitest muutuv õss oli sellised toredad väljendid nagu, et õss näeb ilmavalgust, et tal on palged, et ta on olnud ka vabadusvõitleja ja siis selles sõnastiku praktikas siis ilmus õss kui sellise häälena, kui mingi homunkulusena seal veebiportaali sees, kes soovitas. Õss oli keegi, kes soovitas. Ja selline kujundikasutus muidugi siis tugineb omakorda metonüümial, sest et on selge, et sõnastik ei räägi. See tähendab siis, et see õss esindab keelekorraldust ja see omakorda keelekorraldajaid, need on ikkagi konkreetsed inimesed, kes soovitavad. Siis alguse sai ka seaduse kujund sellest terminist, mida siis kasutati tahtlikult või tahtmata sõnastikureform, seda kindlasti mõeldud nagu kuidagimoodi nagu seaduste ümberkujundamise mõttes, see tähendas algselt lihtsalt teistsugust esitusviisi. Aga siis diskussioonis siis viidati ka siis varasemale õssile kui kehtivale õssile, ehk siis kinnistati nagu seda nagu seaduse valdkonna sõnadega rääkimist. Ehitisena räägiti siis, see korduv väljend kõikides kriisiperioodides, mis on ka siia välja jõudnud ja mis lihtsalt on, see on siis see kirjakeele normi alus. Kui füüsiliselt seda mõeldakse või ei mõelda, seda me ei tea, aga seal esinesid ka sellised väljendid nagu, et kas norm on kivisse raiutud, ehk siis kuidagi ikkagi natuke füüsilisemalt mõeldi seda ka. Ruumilised kujutlused selles perioodis olid siis rohkem nagu sellised mahuti mõttes, et kas miski on siis sõnastikus sees või väljas. Ja siis koha mõttes siis, et tegemist on siis veebi mõttes nagu väravaga või et info mõttes ta on allikas, kust midagi otsida. Räägiti instrumentaalselt sõnastikest kui
tööriistast, abilisest, kas sõnastik aitab või ei aita. Siin on muidugi kattumine natuke personifikatsiooniga ka. Ja ilmus siis ka see hinnalise või püha eseme kujund juba, kuigi esimeses pingeperioodis oli ta nagu vist, ta oli sellises küsivas kontekstis või möönvas, et võib-olla tõesti sellist paksu piiblit ei ole vaja, aga kuid see läks edasi. Ja ilmusid ka siis need ohukujutlused ehk siis väljendid, et siis need kasutati siis õssi kohta, et seda uputatakse, lahustatakse, peidetakse ja kaotatakse. Teine pingeperiood on siis 22. aasta 3.–4. kvartal, mis vallandus pärast siis Kultuuristuudio arutelusaadet, kus siis küsiti otse, et kas kirjakeele norm on määratud kadumisele ja siis tuli siis väga, seda vist jäi ennem ütlemata, et need jooned tähendab, vabandust, see on juba järgmine. Nii, vabandust, ma lähen, valet nuppu vajutan. Nii, siin, et see punane joon on siis õssi kohta kasutatud kujundid ja sinine on siis kas üssi sõnaveebi ja hallid need alad on siis diskursuse lehekülgede arv. Nii, nüüd vaatame edasi kujundeid. Et jätkus personifikatsioon kasutatuna õssi kohta, et ta suunab, selgitab, kas ta peaks või ei peaks hinnanguid ja soovitusi andma. Siis see vormel õss soovitub asendus selgitamisega, räägiti, kuidas ta kasvab. Ka üssi kohta hakkas ilmuma personifikatsiooni, räägiti tema rollist, et ta kirjeldab, kas ta saab või ei saa õssi aset täita. Heideti ette, et ta lubab, laseb vabaks, ei paku. Ruumilised kujutlused selles perioodis samuti. Õssist räägiti siis nagu mahu mõttes, et mis sinna mahub, mis ei mahu, mis on sisu, mis jääb sisse, mis jääb välja. Sõnaveebist ka kohaterminites sinna jõudma, seal saab kokku. Seal on nagu sellised üldiselt seaduse kujund elas edasi, räägiti selle siis õssi kehtimisest, et kas ta on või ei ole siis selline keele põhiseadus. Ehitise termin ka või kujund ka siis jätkus, räägiti edasi normi alusest, aga et ta on ka selline tugipunkt segastel aegadel, ta on omamoodi monument ja siis murelikus kontekstis siis räägiti tema murendamisest. Instrumentaalnegi vaade sai edasi arendust ikkagi tööriist, abivahend, üss esines seal nagu negatiivses kontekstis, et ta ei ole kasulik. Ja siis need väärtuskesksed ohukujutused ka siis jällegi väärtuskesksed ja ohukujutused, et räägiti jälle ikkagi kadumisest, milline ta tuleb, teda tuleb säilitada, ta on rahvuslik sümbol, kultuuritraditsioon, ta oli, on ja jääb, ta on piibel. Nii, 3. pingeperiood, mis algas siis 23. aasta lõpukuudel siis, kõik need tegevuskavad ja need olid määratud, töö käis, aga siis hakkas ilmnema siis, et sellised ohukujutlused ilmusid, kirjutasid pealkirjadega näiteks, et paneme riigi kinni ja viimane kustutab tule või sõnad tsunami, mis on nagu väga suurt ohtu külvav kujund. Ja sellele reageerisid siis teisedki ja neid nagu kirjutiste maht kasvas meeletult ja kujundlikkus samamoodi kasvas. Ja eriti just siis seda nii-öelda vaeslast või seda õssi puudutav kujundlikkus kasvas ja muutus üha detailsemaks. Et siin on personifikatsiooni osas nendele juba läbi käinud väljenditele lisandust siis nagu, te räägiti nagu sõnaraamatu nimest, tema näost, palgetest,
siis üssi kohta, mis oli ka juba personifitseeritud, kasutati siis sellist lapsukese nimetust. Ruumilised kujutlused arutati edasi sisse välja jätmist, leidumist, sisaldamist, mittesisaldumist. Ja üssi sõnaveebi kohta ka üha siis, et mis seal on ja kuidas sinna jõuab ja et kas üssis leidumine iseenesest juba mingi ei ole ühe sõna kohta üks nagu delegitimiseeriv nähtus, kuna kogu see koht oli nii-öelda natukene demoniseeritud. Ja seaduse kujundid siis toimus kui sekkus juba õiguskantsler, toimus siis selle diskursuse ümberraamistamine nagu täiesti siis sõnastike loomelt nüüd hoopis nagu õigusruumi mõistetesse. Aeg on 0. Siin on siis normiloov, normikoodu tagama, normina kehtima, seadusele vastama, uus redaktsioon, eriliigiline õigusnorm sätestama, kõik nagu sellised väljendid, mida ootaks tõesti ainult õigustekstidest. Nii, mul on aeg läbi, ma ei saa teile rääkida siis sellest enam, et jätkus instrumentaalne ehitis ja siis see hinnaline püha ese, siin tulid juba jumalad, saatanad, õssi usku olema, koraanid, kõiksugused asjad ja ohukujutlustest isegi tuleriidale saatmine. Ja seda ütles meie muidu väga tasakaalukas õiguskantsler, kasutas sellist väljendit. Nii, siit hüppame kõik üle ja kokkuvõttes meil vist ei ole ka õigust enam kokku võtta. On ikka, 2 minutit on seda küsimust aega praegu. Jaa. Et mõiste metafoorid alati nad toovad mingeid aspekte esile, neid kasutataksegi selleks, et midagi esile tuua, aga samas muu selle konkreetse sõnakasutuse või väljendi puhul, kujundi puhul jääb varju. Neid kasutatakse ka sihilikult, et teatud raamistusi kultiveerida ja et roll on siis tugevatel sõnumitel, ka iroonial ja ka tugevatel sõnumikandjatel. Ja et ilmnevad siis ütleme sellest diskursused erinevad suhestumise viisid sõnastikega, mis on arusaadav. Ja siin ongi lihtsalt siis ka üks ja ainus tsitaat, mis meil jõudis siia ettekandesse, on siis, et õss ongi defineeritud siis nüüd kui eriliigiline õigusnorm. Ja nagu juba nähtud, enim kujundeid on õssi kohta, sõnaveeb saab olla lihtsalt koht, aga siis lõpuks ka personifitseeritud. Ja et see väljendusjõud kasvab ja siis algselt kasutusele võetud kujundid nad kuidagi lumepallina kerivad edasi ja saavad järjest detailsust ja mahlakast juurde sedamoodi, kuidas diskussioon intensiivistub. Aga siis võib-olla ma ei tea. Kõige lõpuks ma lihtsalt ütleks ühe lause, et selle, mida ma siin tahtsingi nagu öelda, et see sõnastiku diskursuses kasutatud sellise ohukujutlusi loovad metafoorid on analoogsed veebimetafooridega üldiselt. Veebimetafoore on päris palju uuritud ja seal just nimelt on sellised isegi metafüüsilised olendid ja koletised. Aitäh! Jaa. Aitäh! Meil on tõesti aeg läbi, ka see nüüd on selline ettekanne, kus ma küsimusi võtta ei saa, aga te olete pärast olemas ja saab rõõtada eriti, et mis on nüüd toimunud võib-olla pärast selle järele, et kui on see pinge maas, et õiss ikkagi tuleb, et äkki ta nüüd on saanud endale õitsvamaid metafoore juurde. Aitäh!